Mulle on alati huvi pakkunud need pöördelised momendid, nagu sullegi vist, Jaak. Et sellepärast olen ma püüdnud siia saada võimalikult järelhankimise korras, võimalikult täieliku kogu Eesti Vabariigi tekkimise ajast. Siis 39–41, kõik see ajakirjade loomingu muutumine, Varamu, Viisnurga ja kõige nende tekkimine, et siis näeb seda, kuidas inimesed karva muudavad, kes jääb selleks, kes ta oli ja kes muutub lurjuseks. Mõni lurjus, kellest saab ausinimene. Ja mõni lurjus, kellest võib saada ausinimene. Ja sellepärast eriti püüdlikult olen ma püüdnud hankida seda ülemineku aega. Juba mitu aastat on PEDA liidetud või ühendatud suureks tervikuks, mis on Tallinna Ülikool. Kas see PEDA, mis tegelikult ju tähistab 3 aasta pärast 100. sünnipäeva, kas see PEDA elab kuskil praegu selle hiigellooma kõhus edasi? Ei oska seda öelda, võib-olla kasvatusteadlased oskaksid seda ütelda, aga kui ma loen ja vestlen näiteks Tiiu Kuurmega, siis tema mõtted on ka selles osas üsna kurvameelsed, sügavad ja kurvameelsed, et süvenemist ei ole ja paradigma muutus näeb ette mingite märksõnade tampimist. Sallivus ja sellise õpiväljund. Tõesti, valmistatakse ette inimressurssi, kellel justkui on teatud oskused teha teatud teste. Kas see on nüüd haritlaskonna ja õpetajaskonna kasvatamine oma rahva jaoks? Kui see mõte, kui see tahtmine on, et see nii oleks, siis on veel hästi. Aga ma ei tea, kas see ongi nii. Aga kui palju selle ülikooli vaimse elu määrab rektor? Kui palju on seal võimalik seespoolt õõnestada ja oma rida edasi ajada õppetoolide kaupa? Rektor määrab selle, missugustel ametnikel on missugune võim. Kõik askeldavad, kõik peavad tegelema millegagi, kõik peavad olema hästi tähtsad. Ülikoolis tunnevad ennast õppejõududest ja üliõpilastest tähtsamatena ametnikud. Ametnikud, kes peaksid olema täiesti üksnes teenindav personal, õppejõude ja mõistlikul määral üliõpilasi teenindav personal. Ega ma ei räägi, et Tallinna Ülikoolis on asi kuidagi moodi eriti hullem kui teistes ülikoolides. Et igal pool on suhtumisi, millega ei saa olla nõus. Mina näiteks ei ole nõus sellega, et Eesti ülikooli tahetakse ingliskeelestada. Hakkame lisaks arstidele veel ka kõiki muid erialasid ette valmistama Euroopa rikastele riikidele, sest nad läheksid ju siis minema. Mis on Tartus? Tartus on ülikooli arstiteaduskonnast mingi väga lühike aeg tagasi oli enesest mõistetav, et üliõpilased õpivad vaimustusega ladina keelt, aga nüüd on selleks ladina keeleks soome keel. 4/5 arstiteaduskonna mõne kursuse koosseisust õpib soome keelt. Vene ajal oleks keegi küsinud, et arstiteaduskonnas keegi tahab soome keelt hakata õppima. Ei kujuta ette, et mis selle peale oleks vastatud. Need arstid ju valmistatakse ette Eesti maksumaksja rahaga. Kui selle rahvusvahelistamise sildi all ja selleks, et saada siia maksuvõimelisi välisüliõpilasi, kui sellele tuuakse ohvriks Eesti ülikool, eestikeelne Eesti teadus, Eesti ülikool, siis on see minu meelest küll põhiseadusvastane. Kas ma ütlen sinna ette veel mõne sõna sellele tegevusele, aga põhiseaduse vastane on see igal juhul.
Lähme nüüd tagasi selle 42 aasta juurde, mis sa olid Pedas. Sul on välja töötatud üks test. Rääkisime testidest, kas sul on test? Ka mina mäletan seda testi. Ma arvan, et see oli esimene loeng sissejuhatus keeleteadusesse. Ilmselt oli selle loengu pealkiri ja kogu kursus sai enda ette paberid. 14 küsimust umbes, mis olid umbes sellised. Mitu inimest elab Tartus umbes? Millised riigid olid vastamisi teises maailmasõjas? Mitu tuhandet on miljonis? Kui suur umbes on vene keele kõnelejate hulk? Sellise testi me kõik sooritasime ja mulle tundub, et kaunikesti ebaõnnestunult. Millal sa selle testi välja töötasid ja kas selle testi valguses on kuidagi võimalik öelda, et üliõpilaste vaimne pale on muutunud läbi nende aastate, mis sa oled olnud Pedas õppejõud? Ma hakkasin neid teste tegema ikkagi väga ammu. Nendest on kirjutatud, nad on äratanud teatud tähelepanu. Postimees on neid refereerinud, Helsingin Sanomat on neid refereerinud ja ma hakkasin neid teste tegema siis, kui mul hakkas tunduma, ma arvan, et olid ülemineku aastad, kui mul hakkas tunduma, et inimeste maailmapilt on umbes nagu Marko Laimre Euroopa kaart. Kõige suurem on Eesti, siis on hästi väike ja kärnane on Venemaa, siis kuskil kaugel on mingi Prantsusmaa ja Saksamaa ja et see maailmapilt tegelikkusega haakumine siis tegelikult. Kas ma saan aru vähegi adekvaatselt sellest maailmast, mis mu ümber on? Et ma hakkasin siis seda proovima, et kas nad saavad aru, kui ma küsin, et kui suur on, mitu miljonit on Saksamaa elanikkond? No, kirjutavad 4 miljonit. Ma püüan teada, enamasti see on kõige sagedasem vastus on nii 4–8. No, ta ei saa ju kuigi palju suurem olla, kui Marko Laimre maailmakaart, Euroopa kaartil on Eesti palju suurem kui Saksamaa. Pärast, kui me arutame seda testi. Väga piinlikud hetked õpilastele. Et kuidas te seda ette kujutate, et 4 miljoniline Saksamaa oleks ääre pealt valutanud kogu maailma. Ma tahan teada, kui te ütlete, et eestlasi on umbes 1 miljon, et mida see tähendab? Et kui palju see miljon siis on? Et kuidagi lõpuks suhestame selle Tallinna Ülikooli üliõpilaste arvuga. No siis mitu korda on välja tulnud nii, et Tallinna Ülikoolis on mitu korda rohkem inimesi kui terves Eestis. Ja et inimesed mõtleksid, mida nad kirjutavad, mida nad ütlevad. Muide, alati, aga on olnud sellest 30–60 inimesest, kes sellised Eesti teevad, on alati olnud 1 või 2 inimest, kes vastavad peaaegu kõik küsimused nii vastuvõetavalt. Ma arvan, see on suuresti tänu sellele, et nende vastavala õpetajad olid head koolis. Jah, ma arvan ka. Aga suhtumine on muutunud niivõrd, et see oli 2 aastat tagasi, olin ma Paide arvamusfestivalil, kus minult võeti intervjuu, kas Eesti vajab restarti. Te võite seda internetist vaadata, see on praegu seni üleval. Ja seal ma ütlen ka, et Eesti vajab tingimata restarti, kui olukord on nii absurdne, et Eesti pensionifondide raha hoitakse Luksemburgi pankades, kes ostavad sellest eestlaste eneste rahaga, ostavad Eestis kokku maad ja metsa, ostavad Luksemburgi pankadele. Meie enda raha eest. Et kui olukord on nii naljakas juba, naljakalt niru, et siis muidugi vajab Eesti restarti. Aga seal oli mul siis vestlus ka pandi istuma selle internetifanatiku Roonemaa kõrvale, kes ühel hetkel peaaegu ähvardas mind füüsiliselt, et mina ei ole internetifanaatik. Ja siis vestlesime nende noorte inimestega, mina tahtsin, et noortel inimestel oleks ka mingisuguseid teadmisi, et nad kujutaksid ette, kus on Tartu. Näiteks Tallinna tüdrukud kujutaksid ette, kus on Tartu. Ja teate, üks esimeses reas istuv tütarlaps, ma kirjutasin sellest sirbis üles ka kõik, vastas mulle,
aga milleks mulle on vaja teada, kus see teie Tartu on. Kui mul on sinna vaja minna, siis ma vaatan internetist ja vaatan ka internetist, kuidas ma sinna saan. Et see oli täpselt sama, mis oli ühel Tallinna Visiooni konverentsil, kus Gustav Adolfi gümnaasiumi abituriendid väitlesid seal, see oli Kosmosekinos väga suurejooneline üritus ja siis ka väga andekad üliõpilased väitlesid ja üks väide oli see, aga miks ma pean seda teadma, kui kogu mu tarkus on vestitaskust võetav? Ma küsin siit. Ma ütlesin, kuidas see tarkus sinna satub? Kui kõik järgmine põlvkond võtab kogu tarkuse siit, kes sinna siis need on, kes sinna panevad seda tarkust? Ise midagi ei tea. Mati Hint on võib-olla üks kõige tugevam isiksus, keda ma tean, et see on see, mis minul on puudu. Et esiteks ta on tegelikult väga tark ja väga tugev ja selle taustal, selle all on ta tohutult heasüdamlik ja hooliv, et lihtsalt see pealispind on nii tohutult kõva ja seda ma olen alati imetlenud, et seda julgust ja jõudu ja sellist tõesti, kes teda ei kartnuks, peaaegu kõik kartsid, vähemasti meist üliõpilastest. Kui ta tuli auditooriumisse, siis ta alati tõmbas raudukse müraki kinni ja siis kõik saabus vaikus. Ma mäletan, kui ta oli esimesel loengul teinud meile väikse keelealase testi ja siis ta kõndis järgmine kord auditooriumisse, viskas ukse kinni, kõik jäid vait, istusid niiviisi peatonksus, et teie õpetajad on sooritanud teie vastu kuriteo. Te olete idioodid. Mati Hint on kindlasti üks tugevam inimene, keda ma olen kunagi näinud ja kui ma suudaksin veerandi pool sellest tugevusest kuidagi ära õppida või selgeks saada, sellel peab alus olema, alus saab olla ainult see teadmiste ja arusaamise julgus, loed ja mõtled kogu aeg, et sa oled kogu aeg võitlusvalmis ja saab ainult olla selle julguse ja jõu alus. Et maailmapilt peab ikkagi olema mingisugused hinnangud, need miljonid ja sõda. See sõjahüsteeria, mis praegu Eestis toimub ja mille pärast Noam Chomsky on väga mures. Vaata, päike paistab raamatute peale, see ei ole hea. Et Noam Chomsky on väga mures selle pärast. Aga meil siin peaaegu mõeldakse, et sõda Venemaaga on möödapääsmatu ja sellest on üks väga tore asi, et kui selline asi toimub. Aga pole ju nii. Mulle tuleb siis meelde see minuaegsete sõjahüsteeriate. Vene riigis oli ju kogu aeg sõjahüsteeria. See sõjahüsteeria on üks põhjus, miks mulle Eesti Vabariik praegu nii hirmsasti enam ei meeldi, sest ta hakkab meenutama Eesti NSV-d ka selle poolest, et kogu aeg oli sõjahüsteeria, valmistumine sõjaks. Et see on nüüd tagasi. See valmistumine sõjaks. Küsimus ei ole kas, vaid küsimus on millal? No võt, siis on asi juba eriti hull. Vastus peaks olema mitte iialgi, sest see minuaegne, minu noorusaegne külma sõja puhul Inglismaale oli optimistide arvamus, et Inglismaa hävitamiseks piisab, on vaja 5 tuumapommi ja pessimistide arvates piisas 1. Et mina olen sõjaaja laps. Mind on ema vedanud Heinamaalt Lepavõsasse kraavi kivi taha, kui Vene lennuk ajas mind kuulipildu ja tulega ajas meid Heinamaal taga. Ja mu isa, kes ülekohtuste süüdistustega 7 aastat vangilaagris oli, ta oli väga rahumeelne ja igasugune vägivald oli talle väga vastumeelne. Minu naise isa Eesti lennuväe mundris, kõige rahumeelsem ja militarismi vaenulikum inimene, kes on mulle mõju avaldanud. Ise ka, mida vanemaks ma saan, seda vastumeelsemaks mulle muutub kujutuski vägivallast, sealhulgas ka emotsionaalsest ja psüühilisest vägivallast. Et liblikad püüan kõik kinni ja mesilased ja erilased ja päästan nad lahti. Mitte, et ma peaks neid maha lööma, mis pärast.
Ta pole mulle ju kurja teinud ja isegi kui oleks, siis mitte tahtlikult. Pedas oli sinu kolleeg Eesti kirjanduse õppetoolis professor Toomas Liiv. Kuidas sa teda portreteerid? No ma nüüd natukene pingutan üle, aga võtke siis arvet, et see on tahtlik ja oludest ja Toomas Liivile osaks saanud ülekohtust tingitud liialdus. Aga ma olen ütelnud, et kui Toomas Liiv ka mitte päris kainena 2 tundi oleks sõnagi lausumata seisnud auditooriumi ees, et siis see oleks olnud 100 korda sisukam kui mõne õppejõu 1,5 tunnine sisutu vahet pidamata kiirkõne. Ma hindan Toomas Liivi niimoodi. Tema oli isiksus, tal polnud vaja seda teeselda. Kuna talle tehti väga palju, elu tegi talle ülekohut ja ülikoolis üritati talle ka väga suurt ülekohut teha. Üldse ei mõistetud seda, et kõik professorid ei peagi olema arveametnikud. Vaat selles minu lapsepõlve lugemuse vihikutes ikkagi avaldub natuke see, et mu isa oli raamatupidaja elukutselt ja Moode oli ka raamatupidaja, võttis isa elukutse. Midagi sellisest ilmus korralikust, mulle tähtsate asjade korralikust memoreerimisest on mulle külge jäänud ja ega ma seda ei kahetse, see on väga vajalik, et ma saaks tagasi minna minevikku, õigel kujul tagasi minna, võimalikult täpsel kujul. Aga ometi ülikoolis peaks aru saadama sellest, et professor isiksusena, isiksus professoris on tähtsam kui arveametnik professoris. Ja kui professoris muud ei olegi kui arveametnik, siis ta ikkagi ei olegi professor. Et niisugused asjad on võimalikud ja niisugused asjad on võimalikud ka täpselt praegu juhtuvad samasugused, no ütleme möödunud aasta novembris, juhtuvad samasugused asjad, samasugune laim lastakse kellegi pihta lahti. Näiteks keegi saab Rotska ja kirjutab laimukirja minu kohta, kus ta ütleb, et Eesti filoloogiasse ei tule inimesed õppima sellepärast, et seal on niivõrd kohutav inimene nagu Mati Hint on seal paigas. Aga tema saab Rotska ja kes eriti hästi eesti keelt ei oskagi, kuigi valitakse eesti keele professoriks. Et tema on maailmakuulus teadlane, kes peab loenguid Austraaliast Torontoni või Vancouverini või kus iganes, kõik ühel ja samal teemal koodivahetus Kohtla-Järvel. Kusjuures see koodivahetus on ka väga lihtsustatud mõistetud. Umbes nii, et kui mõni venelane eesti keelt kõneldes ei tule eesti sõna meelde, et siis ütleb vene sõnad, siis on kohe koodivahetus. No see ei ole nii lihtne. Kui minul on siin sakslasest või soomlasest külaline ja ma erutun kõneldes, mul ei tule mõni sõna meelde, ma küsin ka kohe oma naise käest, et kuidas see sõna on saksa keeles või soome keeles. See ei ole mingi koodivahetus, vaid ainult, et üks sõna ei tule meelde. Aga niisugused inimesed võivad, sõna kõige otsesemas mõttes võivad laamendada ja kirjutada poliitilise maiguga kaebusi. Kirjutavad poliitilise maiguga kaebusi, kus kolleegid, kes on nende võistlejad, nimetatakse Kremli käsilasteks ja 5. kolonniks. No mille poolest see erineb siis Eesti NSV-st? Niisugune asi ei tohi olla ülikoolis mitte üheski mõttes talutav. Niisugustele inimestele, isegi kui nad on antekad, tuleb näidata koht kätte, mis vastab nende antekusele, antekus peab tagama nende karjääri, mitte sellised võtted. Ja Toomas Liiv langes just sellise kampaania ohvriks. Millega siis nüüd ähvardatakse? Millega? Jah. Tähituskirja. Kust see tuleb? Vist oled midagi teinud. Mis ma olen kiirust jälle ületanud. Õnneks on mul juhiluba pikendatud. Nii, vaata, siis mis ülesvõtmised siin käivad siis?
see on see kuramus, kui sa sõidad teise järel ja see eelmine sõidab kiiremini, siis ära usalda kedagi. Põhiline see, et ära usalda kedagi, võta pommi. Kuigi tood mulle halva uudise. No jah. Siia kirjutan. Jah. Kurat, suuri sulisid ei panda kinni ega tehta neile mitte midagi, aga 5 kilomeetrise. Eelmine kord mul oli kiiruse ületamine 3 kilomeetrit. Jah. No. Ja palju see trahv oli? Trahv ei olnud ka suur, aga sa pead selle õiendama, sa pead panka minema ja trahv oli, ma ei tea, 10 eurot või mis on. Aga ikkagi. Ja, ka. Head aega, ilusat jaanipäeva. Ja. Liiklustrahv või? Ma arvan küll. Mati kihutab. Millal su enda ühiskondliku tegelase roll alguse sai? Kas see oli 40 kiri? Jah, ma arvan küll, et enne seda ma kirjutasin üksnes teaduslikke tekste. 40 kiri, ja. Siis tuli kakskeelsusartiklid. Ja kakskeelsusartiklid tulid ikka sel ajal, kui kakskeelestamise sildi all ikkagi venestamine muutus ja ühtse Nõukogude rahva kiirtekitamine muutus ikkagi silmnähtavaks partei ja valitsuse poliitikaks. Aga see oli sel ajal, kui juba peaaegu oli võimalik kirjutada nii, nagu sa tahad. Hiljem on mulle nüüd seda kakskeelsuse artiklit ja võitlust venestamise vastu on mulle ette heidetud nüüd, et vaata, et nüüd oleks meil väga vaja, et niisuguseid artikleid poleks kirjutatud, et nüüd on meil vaja vägisi venelastest eesti keele kõnelejad teha. Minu arvates vägisi tegemine ei ole hea mõte. Kõigepealt oleks ikka tuleb läheneda teisest rahvusest inimesele, tuleb elulaadi ja kultuuri kaudu läheneda. Kui ta võtab omaks, kui ta on siia elama asunud, siis talle järelikult meeldib see elulaad rohkem kui see Tambovi oblasti elulaad. Ja kui ta seda euroopalikku, sealhulgas vene euroopalikku kultuuri, vene kultuur on ikka Euroopa kultuur, väga suur tähtis osa selles. Kui ta seda näeb läbi mingil määral kohalikus variandis, Eesti variandis, no siis tal tekib ka, kui ta tahab, keelehuvi, aga lojaalsus ei tule sunni korras omandatud vigasest eesti keelest. Pigem vastupidi. See on minu meelest läinud üsna nii valesti jõuvõtetega. Kujutati ette, et meil on jõudu nii nagu ülemineku aastate alguses räägiti, et meil ju loomavaguneid jätkub. Aga mina ei taha, et Eesti rahvas oleks küüditajate tasemel. Mitte kunagi. Kes seda juttu siis rääkisid meil loomavaguneid? Ei ütle praegu. On teisi teadjaid peale minu, küsi nende käest. Rahvarindesse sattumine ilmselt oli siis sealt samalt pinnalt? Rahvarindesse sattusin ma täiesti juhuslikult, sest minu arvates oli rahvarinne, nii nagu praegu seni arvavad paljud, minul muutus see arvamus kiiresti. Minu arvates oli rahvarinne kommunistide algatatud asi, mis minusse eriti ei puutu, aga ma mäletan siin maja taga kadakate karjamaa, ma olin seal päikese käes lesides raamatut lugemas. Külas ainus telefon on selles talus, mis siit on see suur talu paremat kätt, oli küla ainus telefon, sealt tuldi ütlema, et Savisaar tahab minuga kõnelda. Savisaar kutsus mind keeleseaduse töörühma kas nõunikuks või konsultandiks eksperdiks, keeleseaduse tegemise eksperdiks. Ja siis värsti pandi kokku see keeleseaduse töörühm väga suurte raskustega ja Ülemnõukogu presiidiumi sekretäri Viktor Vahti hirmus vingel vastutöötamisel, aga käima see läks, keeleseadus tuli ja mingil määral hakati seda keeleseadust seostama minu nimega. Kuigi minu arvates sellise kõige vajalikule diplomaatilise töö selle keeleseaduse läbiviimisel tegi Enn Põldroos. See keeleseadus tuli, selleks ajaks oli mul juba selge, et rahvarinde algatajad on
igas mõttes õiged inimesed, siis ma harjusin koos töötama Arnold Rüütliga, kohe suutsin tema väärikust mõista, tema pühendumust. Tihti seal Mainoris, Kuulbarsi tänaval Mainoris lõppesid arutelud, koosolekud kella 1 ajal öösel. Arnold Rüütel oli ammu oma autojuhi koju lasknud, läks kellegi teisega või jalgsi Kadriorg oma korterisse sealt. Et kui ma nägin, missuguse pühendumisega need inimesed tegutsevad ja kuidas nad usuvad, et midagi on võimalik muuta. No siis oli ma nõus olema selles keeleseaduse töörühmas, vahepeal olin aseesimees. Ja kui oli Rahvarinde kongress 1.–2. oktoobril 88, siis olin nõus, et mind esitatakse kandideerima Rahvarinde juhtorganitesse. No see valik oli ette tehtud nii, nagu ikkagi hea malli järgi tehakse praegu ka. Tagatubades oli valik ette tehtud, kes saavad eesseisusse, kes saavad volikogusse. No mina ei olnud eesseisuse kandidaat. Eesseisuse kandidaatidest kõik said puldist kõnelda sellele 4000-lisele linnahalli auditooriumile. Mina mitte. Mina sain kõnelda ainult seal linnahalli esikus Moldaavia keeleseaduse teemal. Aga kui tuli hääletamine, selgus, et ma olen päris suurte häälte enamusega valitud eestseisusse. Ja siis ma olingi seal. Keeleoskajana, niipea kui ma sain 89 välispassi, millega sai välismaale, nii ma muutusin Rahvarinde mingil määral välisdiplomaadiks. Ja kohe esimesel suvel 89 London, Portugal, sügisel 89 USA, MRP aastapäev. See on kõik tol ajal kirja pandud, et siin tuleb välja näiteks niisuguseid hämmastavaid asju, mida sa mitte kuskilt mujalt ei leiaks. Ja see ongi üks mõte, miks ma olen arvanud, et sellised arhiivid ei kuulu valikulisele töötlemisele ja siis valikulisele säilitamisele, vaid neil on väärtus tervikuna, kus ikka iga väiksem kui virvendus tuleb välja, mis tollel ajal tegelikult juhtus. Et ajalugu võltsitult ümber kirjutada oleks võimalikult raske. Kõik asjad on toimunud ikkagi teatud viisil, ühel kindlal viisil. Pole niimoodi, et nagu siin president ja kes tahes ütlevad, et postmodernismis ei ole mingit üht kindlat tõde. On palju erinevaid arvamusi ja palju erinevaid tõdesid ja kõik nad on ühesuguselt, kõik on võrdsed. No ei ole ju nii. Asjad on toimunud ühel kindlal viisil ja ajaloolase või kelle tahes kirjeldaja aus kohustus peab olema seda võimalikult täpselt kirjutada. Võimalikult täpselt nii, nagu see oli. Kõiki asjaolusid arvesse võttes nii palju, kui kasin inimmõistus võimaldab. Ja mitte välja mõtelda mingisuguseid täiesti olematuid, võimatuid ajalugusid. Ma enne püüdsin otsida üles ühe Viini inimõiguskonverentsi järeltrükist, selle konverentsi, aga ma ei leidnud seda üles, aga selle konverentsi kirjeldus on siin olemas. Siin on selline Köide, Viin 1992. Me vestlesime mitte esimest korda Galina Starovoitovaga, kes oli suurepärane inimene, suurepärane Vene sotsioloog, president Jeltsini nõunik piiriküsimustes ja rahvusküsimustes. Galina Starovoitova pidas seal ühe plenaarettekande ja me vestlesime seal ja mitmes kord juba Setomaa piirist, mis on mul väga südamel, väga. Lõunaeestlasena see läheb mulle äärmiselt korda. Ja juba mitmes kord ütles Galina Starovoitova mulle president Jeltsini nimel,
kui te loobute Irboskast, saate te kõik. Kui te ei loobu Irboskast, ei saa te midagi. Ma tulin selle sõnumiga korduvalt president Meri juurde. Ja midagi ei tulnud välja, sellepärast, et ühel ERSP-lasel oli asuniku talu sealpool Irboskat, kus oli endine riigipiir, Eesti-aegne riigipiir. Kõik kaeti nurja ja Setu külad jäidki Venemaale selle tõttu, et ei võetud kuulda seda, loobuge Irboskast ja te saate kõik. Kui te ei loobu Irboskast, ei saa te midagi ja täpselt nii läks. Oli võimalik saada tagasi Petseri ja eestikeelsed, setukeelsed Setu külad, aga kui ma tulin niisuguselt missioonilt, siis võttis mind Lossi platsil vastu ERSP plakatitega delegatsioon. Seltsime Sint, millal te lõpetate Eesti rahva piinamise. Ja siis pärast seda minu ainsat Riigikogu ma lõpetasingi. Ma leidsin, et minu närvikava ei pea kahjuks vastu. See oligi siis põhjus, et sa tulid sealt Riigikogust ära? Ei, mitte see, vaid ikkagi palju asju, ikkagi akadeemiline maailm tõmbas mind ikkagi väga kõvasti. Isiklikule kogemusele tuginedes, kuidas sa portreteerid Edgar Savisaart? Edgar Savisaar on Eesti suurim poliitik. Edgar Savisaar on Eesti suurim poliitik ja Eesti ajaloos, kui Eesti on iseseisvaks saamise võitluses, oli 2 ülisuurt tegijad, olid Edgar Savisaar ja Arnold Rüütel. Olgu nende minevikus, Arnold Rüütlil on, Edgar Savisaare pole minevikus muud, kui et ta on Ülo Kaevatsi veendumuse kohaselt oli veendunud naiivkommunist, mida mina ei pea patuks, kui inimene on aus, maailmavaade on selline. Aga see muutus tema aspirantuuri, filosoofia aspirantuuri ajal väga kiiresti, seegi muutus. Ja see, mis Savisaarega on viimase 20 aasta jooksul tehtud, kuidas see on Eesti ühiskonna niisugune häbi, seda peaks kunagi tulevikus uurima neutraalne, ma arvan, Soome ajaloolane, mis toimus. Miks toimus? Kas selleks, et ajalugu on vaja ümber kirjutada? Kas selleks, et iseseisvusvõitluseks on välja mõelda vaja seda, et Trivimi Veliste saab Münsteris, saab Balti keti organiseerijana Euroopa mingi autasu? See just nagu ei teataks, kes tegid Balti keti, kes agiteerisid iseseisvusreferendumi vastu, kes agiteerisid Balti keti vastu. Et kui niisugused isiklikud teadmised õnnestub hävitada, siis ongi võimalik ajalugu ümber kirjutada. Aga see õppetund on praegu ka see, et praegu hakatakse ümber vaatama, üle vaatama 30. aastate tolleaegse ametliku Eesti ajalugu. Ja selleks on põhjust, sest ajalugu kirjutati tolle ajal ümber nii, nagu see päris õige ei olnud, polnud. Ja nüüd hakatakse seda siis. Peaaegu 100 aastat hiljem hakatakse üle vaatama, nii nagu Soomes hakatakse praegu, täpselt 100 aastat hiljem hakatakse Soome kodusõda, mis see kaasa tõi, seda ümber hindama ja täpsemini kirjeldama. Et selline asi seisab ees ka praeguse Eesti Vabariigi esimese 25 aastaga, et mis toimub, miks ei ole vastutust, miks mitte mingisuguste fopaade eest mitte keegi ei vastuta. Ma võin üles lugeda, mida ma suutsin Riigikogus ära teha. Nii. Ma suutsin põhja lasta Mart Laari algatatud Eestist Põhjamaade Bangkoki ehk siis prostitutsiooniriigi. Aha, ma nägin siin kladesid ka seljas prostitutsioon. Jah, see on kõik sellega. See on uskumatu, sest tänapäeval ma olen rääkinud inimestega, kes enam ei mäleta seda kampaaniat, kuidas tuntud ühiskonnategelased, tuntud vaimuinimesed, muuseas ka praegu veel tegutsevad poliitikud. Mart Laarist ei maksa rääkidagi, tema ütles, et prostitutsioonist peab kujunema Eesti majandusharu number 2. Mis üks siis oleks? Transiit, mis nüüd on põhja lastud ka. Riigikogu liige, iga teine 3. koolitüdruks oleks nõus hakkama prostituudi.
mis ta ütleb siin? See Aimar Liiv on prostitutsiooni leviku piiramise seaduseelnõu. No ja seda nimetab, kuule, sa saad ometi aru, et prostitutsiooni leviku piiramise see eesmärk oli prostitutsiooni levitamine. Ikkagi eufemismidega, sellist asja ometi, kui asutatakse surmaeskatron, siis seda ei nimetata mitte mõrtsukat eskatroniks, vaid seda nimetatakse mingis puhastuse, sotsiaalse puhastamise eskatroniks. Kõik on vale ja eufemismid. Aga kui Aimar Liiv ütleb, et iga teine kolmas koolitutuks oleks nõus hakkama prostituudiks, siis niisuguse lausungi eest üksi peaks olema eluaegne keeld tegelda poliitikaga. Kas selles mapis on kokku koondatud siis mis? Avalik arvamus, avaliku arvamuse töötlemine. Nendel aastatel. Ei ega see väga pikalt ei kestnud, natuke üle aasta. Aga avaliku arvamust töötleti ikkagi niivõrd järjekindlalt. Paul-Erik Rummo midagi ütleb, ebasoovitavad nähtused tuleks hoopis seadustada. No võt, see ongi. Paul-Erik Rummo oli see, kes kultuuriministrina andis raha selle filmi öölipika jõulud tegemiseks. Aga kuidas Paul-Erik on nii kaua ja nii veenvalt vastu pidanud poliitikas? Kõik teised kirjanikud tulid sealt tulema selge. Kas sa oled märganud midagi, millega ta tegeleb? Aga ta on öelnud, et poliitika ongi meeskonnatöö. Prostitutsioonimapis on kõik peamiselt soomekeelne. Kas see siis... No ma võtsin sõna Soome ajakirjanduses. Eesti ajakirjanduses ei piisanud? Ei piisanud, oli vaja Põhjamaade väga tugevat üldsurvet. Selles mapis on mõnda asja, mis on ka üsna isiklik. Vaat see on selline asi, et kuna sa oled olnud minu üliõpilane, nii on minul olnud ka naisüliõpilasi. Ja nad hakkasid haarama neid minu naisüliõpilasi sinna võrgustikku. Mis võrgustikku? Prostitutsiooni võrgustikku. Ja see muidugi andis mulle ainult lisahoogu, et ma võitlen selle vastu. Ikkagi Põhjamaad ütlesid väga üksmeelselt, et Eesti Vabariigiga siis enam asju ei aeta, kui prostitutsioon legaliseeritakse Eestis majandusharuna. Ja see on üks, siis Kambja kiriku ülesehitamine ja kirjandusmuuseumile mingi 1 miljon kroonise toetuse saamine, et mitme aasta kohta Riigikogus. Et seda on ikkagi häbematult vähe, kui sa täie jõuga pühendud sellele. Kommunism sulle ei meeldi ja kapitalism sulle ka ei meeldi. Milline oleks kõige parem ühiskonnakord, mida maailmast võtta? Rootsi sotsiaaldemokraatia. Miks just see? Sellepärast, et sotsiaaldemokraatia taotleb õiglust, seal on põhimõiste, on solidaarsus. Aga meie Juhan Parts ütles peaministrina ütles, ja Zürcher Anzeigerile ütles, et solidaarsus on illusioon. Kui üks poliitik ütleb, et solidaarsus on illusioon ja selle järel on vaja rääkida rahva ühtsusest, see on niisugune vastuolu, et see ei ole võimalik. See ei ole terve mõistusega maailmapilt, kui sa ütled, et solidaarsus on illusioon. Kui keegi vajab ühtsust ja solidaarsust, siis väike ja vaene rahvas eriti. Ma mõtlesin seda Vene ajal. Vene ajal mõtlesin, et kuna minu varane lapsepõlv möödus ikkagi väga rikkas talus, väga heades oludes. Aga kui ma mõtlesin Eesti Vabariigi tagasi, siis ma mõtlesingi, et kui Eesti Vabariik oleks kestnud, siis minu maailmavaade oleks sotsiaaldemokraatia, et võimalikult palju siluda ühiskondlikku ebaõiglust. Ja nüüd, kus Eesti Vabariik on tagasi, meenutan ma, et kui oli 10 aastat on Eesti Vabariigi taastamisest möödas, siis Soome Üle 1 tegi telesaate 4 Eesti ülemineku aastate poliitikuga ja siis üks praegune üsna nimekas sotsiaaldemokraat ütles Soome televisioonile, eestlased on alati tahtnud, et oleksid rikkad ja vaesed. Ja mina ütlesin, et aga vaesed ei ole tahtnud. Seda on mulle soomlased, kes on seda filmi näinud ja mul on see film ka muidugi olemas, on seda korduvalt meenutanud, et väga lihtne on ennast kujutleda võitjate poole peale, orjapidajast mentaliteediga võitjate poole peale. Minu maailmapilt
eeldaks ikkagi seda, et oma staatust muuta peab olema, parandada peab olema võimalik kõigil. Riigi kohus on luua need eeldused. Et ükskord Markus Järvi küsis minu käest, et mis on need 3 julgeoleku teemat, mida sina käsitleksid. Ja ma ütlesin talle, et esiteks on see isiklik ja riiklik julgeolek, mis on riigi ülesanne. On tagada isiku julgeolek, õiglus, mis ei ole Eesti riigis eesmärgiks erinevalt põhiseaduse preambulast. Riiklik ja isiklik julgeolek, siis toimetulek majanduslikus mõttes, mis peab olema igaühe oma asi, aga riik peab looma eeldused, et igaühel oleks võimalik tagada endale eluolu ja majanduslik julgeolek. Ja siis see isiklik sfäär. Perekonnad, suhted, armuelu, seksualism, kõik see, et see peaks olema täiesti isiklik asi. Eesti riigis on kõik vastupidi. Juba mitu aastat tegeldakse ainult selle kõige isiklikuma sfääriga ja majandusliku seda toimetuleku selle tingimuste loomist. Selle kohta öeldakse, et solidaarsus on illusioon ja riikliku julgeolekuga arvatakse, et aitab sellest, kui meil tuleb siia meie luksuslikule ülalpidamisele, meie hotellidesse tulevad Ameerika sõdurid. Me siin räägime nii ja naa, karvustame ühiskonda ja oleme selle suhtes vastalised, aga võib öelda, et mis see üksik inimese arvamus ikka maksab või mis ta ikka teha suudab. Kas üksik inimene suudab midagi ühiskonnas paremuse poole muuta? Üks ei suuda, aga solidaarselt suudaks, peab lootma vähemalt. No muidu läheb kõik nii nagu Welbecki romaanides või raamatutes. Üks ei suuda, aga solidaarselt peab lootma, et midagi saab muuta. Aga ainult solidaarselt ja kui on väljundid. Sest et praegu on, kui ma mõtlen Eesti õiguskaitsesüsteemi peale, siis ma mõtlen seda niimoodi, et iga ebaõiglane kohtuotsus, iga ebaõiglus tekitab inimeste ringi, kes võivad väga armastada ja toetada Eesti riiki, aga mitte selle õiguskaitsesüsteemi. Iga ebaõiglane kohtuotsus või kohtumäärus kurjategijates, keda on siidkinnastes koheldud, tekitab karistamatuse tunde ja nad jätkavad samas vaimus ja see ainult õõnestab Eesti riiki. Õigussüsteem tuleb pöörata juriidiliselt õiguselt moraalse õigluse taotlemisele, nagu on ühes Ülo Vooglaiu sententsis öeldud tema 80. aasta juubeli raamatus. Moraalne õiglus, mitte formaalne jokkskeem, kus leitakse mingisugune põhjendus, miks see teine peab olema kurjategija ja miks see ja teine kurjategija ei vääri nimet või ei tohi teda nimetada kurjategijat. Need on jokkskeemid, millel ei ole õiglusega. Praegu selle usutluse lõpuks soovitan kõigil lugeda Ameerika õiglusfilosoofi, riigifilosoofi John Rawlsi raamatut Õiglus kui ausameelsus. Õiglus kui ausameelsus. Mina sattusin tänu Märt Väljataga raamatu tutvustusele, sirbis selle raamatu peale. Et see võiks olla riigi eesmärk, õiglus, ausameelne suhe kõigi kodanikega. Aitüma! S'il vous plaît, monsieur.